Tere, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime uskumustest ja limiteerivatest uskumustest, sest hästi paljud minu teraapia kliendid on tegelikult uskumustega hädas. Et kui need, kes on ärganud juba ja kes on Valguse kanalil ka vaadanud võib-olla pikka aega, on endaga pidevalt tööd teinud varasemalt juba, aga paljudel on veel sees sellised hästi sügaval tasandil limiteerivad uskumused, mis meid takistavad, mis meil takistavad edasi minemast, mis meil takistavad tõstmast oma vibratsiooni, mis tõmbavad meid justkui nagu tagasi siia madalamasse sagedusse. Ja seda ma aitan teraapiaseanssidel siis neid eemaldada, neid uskumusi selleks, et vabastada see. Me oleme nende uskumustega just nagu sellises energeetilises kapslis, mis hoiab meid tagasi. Ja niipea, kui need uskumused ära lahustada, nii läheb lahti kogu meie potentsiaal ja hoopis teisel tasandil hakkab see liikumine siis edasi toimuma. Sest paraku meil programmeerimine käib väga mitmel tasandil, sest kõigepealt on vaja mõista seda, et lapsed meie väiksed lapsed, kui meie olime lapsed ja ka kõik lapsed, kes tänapäeval sünnivad ja kõik, kes on alati sündinud, me sünnime ilma uskumusteta. Selles mõttes, et me ei sünni koos uskumustega, meil pole neid. Ja on oluline mõista, et lapsed, vaadake lapsi, nende jaoks on absoluutselt kõik võimalik. Ja lapsed suudavad näiteks oma mänguhoosju, nad kujutavad ette endale, ükskõik, kes poisid mängivad autodega, need teed ja linnad ja kus nad nende autodega sõidavad, need ju kohe nende silme ees kerkivad ülesse. Samamoodi tüdrukud, kes nukkudega mängivad või ükskõik, mis muid mänge mängivad, siis see maailm, see on väga reaalne nende jaoks. Sest mina mäletan seda aega, kui ma laps olin, kuidas minu jaoks need kõik asjad üles kerkisid ja mul on siiamaani üks selline omadus, mis on lapsest saatik mul olnud. Ma olen öelnud, et ma olen ju hariduselt teedeehitusinsener ja mul on hästi hea võime ruumiliselt ette kujutada asju. Et kui ma näen mingit näiteks maja või ükskõik mingit plaani, 2D's ehk siis paberile või arvutile joonistatud, siis mul kerkib kohe üles 3D's selline ruumiline pilt ja ma näen asju, ma olen võimeline seal niimoodi navigeerima. Ja ma tean, kõikidel ei ole seda omadust ja lastel, mul on lapsest saadik see olnud ja on siiamaani õnneks. Aga kui nüüd rääkida lastest, siis lastel on ju nende jaoks neid limiteerivaid uskumusi ei ole ja absoluutselt kõik on võimalik laste jaoks. See tähendab seda, et nende loomisvõime on tohutu ja see potentsiaal on tohutu. Ja minul on tihtipeale see mõte ja see küsimus olnud, et millisel hetkel kaob ära ja kuidas ja miks kaob ära seesama selline süütu ja esiteks muretu elu ja see uskumine, et absoluutselt kõik on võimalik. Sest tegelikult mingil hetkel käib ju inimeses, ükskõik millises eas, ma ei tea, mis eas, igal ühel, ma arvan, on see erinev, käib järsku mingi krõks. Ja siis me oleme järsku täiskasvanud ja siis me oleme järsku asjalikud ja unustame ära kõik selle, et elu on mäng, et elu on täis rõõme, täis kõike selliseid mõnusaid asju, et elu on mõeldud nautimiseks, et kõik on külluslikult käes, sest lapsed üldiselt kogevad seda olukorda, vähemalt mingi eani ja muidugi see sõltub muidugi sellest perekondlikust situatsioonist ka, seda ma üldse ei eita, aga ütleme sellises tavasituatsioonis, kus laps on hoitud ja kaitstud, siis sellised asjad on lapse jaoks loomulikud ja mingil hetkel kaob see ära. Ja just ma olen mõelnud selle peale, et lastel on see kõik võimalik uskumus kaasa sündinud. Ja mul tuleb meelde ma olen vist oma ühes seminarides ka vist rääkisin sellest, et
või olen ma ühel mingil kursusel sellest rääkinud, ma ütlen, et mul on sassis need, millal ma midagi olen rääkinud, sest ma räägin nii palju asju ja mõtlen nii palju asju. Ja ma räägin teile ühe loo. See on pealkirjaga Roosa elevant. Võib-olla te olete kuulnud, aga ilmselt paljud ei ole kuulnud. Nii et see on ühest tüdrukust või poisist, ükskõik, kuidas te tahate ette kujutada, kelle jaoks oli kõik võimalik. Ja ta joonistas paberi peale roosa elevandi. Ja ta joonistas selle elevandi ja oli väga õnnelik ja rahul ja läks näitama oma emale ja isale seda. Ja siis keegi nendest ütles talle järsku, kuule, miks su elevant roosa on? Elevant ei käi ju roosa. Ja siis selles väikses poisis või tüdrukus midagi muutus. Ja ta tundis ennast imelikuna, väärtusetuna ja tema elu hakkas toimuma hoopis teistmoodi sealt poolt edasi. Sest miski temas muutus, sest see miski, et kõik on võimalik, et kui tema ettekujutuses elevant on roosa, siis ta ongi roosa ja kui ta tahab, siis ta paneb selle elevandi kas või lendama ja lendab koos temaga ükskõik kuhu. Aga keegi järsku ütles väljaspoolt, et see ei ole võimalik. Ja see keegi oli kõige autoriteetsem inimene tema elus. Tema jaoks kõige tähtsam inimene, kes seda ütles. Ja sisuliselt selle väikse tüdruku või poisi elu kukkus sel hetkel kokku. Tema uskumused kukkusid kokku. Tema unistused kukkusid kokku. Ja tegelikult me inimestena elame pidevalt sellises maailmas, sest ei ole ainult selliseid näiteid, vaid see pidev programmeerimine käib meil ju pidevalt läbi meedia, läbi koolisüsteemi, alates lasteaiast, koolist, siis meedia, kõik see, mis on väljaspool, see, mis meil tuleb igalt poolt. Ma ei tea, Vene ajal oli megafonidest lasti ja mingisuguseid loosungeid, praegu pole üldse see erinev sellest, vaid lihtsalt teistmoodi sõnumid on, kanna maski ja meil on viiruse oht ja kõik nii edasi. See on nii absurdne. Aga kui te mõistate seda ja enamik, ma usun, Valguse kanali vaatajatest mõistab seda, et meil käib see programmeerimine ja mina kasutan sellist asja, et ma panen muusika mängima, kui ma poodi lähen, sest ma ei saa ja ma ei taha sellist informatsiooni enda sisse, mitte ühelgi tingimusel. Nii et need on need asjad, mis ma tahan seda öelda, et meie sees on hästi palju limiteerivaid uskumusi ja mitte ükski nendest ei ole meie oma. Mitte ükski nendest ei kuulu meile. Nad on alati väljast poolt meid tulnud ja mina tegelengi teraapia seansside ajal nende uskumuste eemaldamisega, neutraliseerimisega selleks energeetiliselt, et me saaksime ilma nende uskumusteta rahulikult edasi minna, sest paraku energeetiliselt loovad mitte see, mis me mõistuse tasandil mõtleme ja kuidas me loogiliselt tahame ja kuidas me mõistame ennast nagu mõistuse tasandil, vaid loome paraku sellega, mis on meie alateadvuses. Ja kui me alateadvus ütleb, et elevant ei saa olla roosa, siis me loome endale hoopis teistsugust maailma. Nii et ma tahan seda öelda, et on aeg hakata tegelema oma uskumuste nägemisega, oma uskumuste tuvastamisega ja üks nendest sellistest asjadest, kus sa saad seda teha, üks on, kui on küllusega seotud uskumused, siis selline internetikursus mul on nagu Raha on armastus, kus me tegeleme küllusega seotud uskumuste ümbertegemisega. Ja teine on teadliku loomise protsess, mis on ka internetikursus, mis tegeleb kõikide teiste tasanditega nii-öelda oma suhetes, oma kehaga seoses olevate uskumuste ümbertegemisega. Nii et kui sa tahad, siis ma soovitan sul nendele osaleda, sellepärast et see hakkab muutma väga palju selles, mis sa oma ellu lood. Ja kolmas kursus on 21-päevane väljakutse enesehävingust õitsenguni. See on mõeldud nendele, kes
kelle sees on ennast kahjustavaid mustreid, kus te saate aru, et teil on mingid käitumismustrid, mis pidevalt teil samamoodi jätkuvad ja te loote, ükskõik kas suhetes või töös või mis iganes situatsioonis te loote samasugust olukorda lihtsalt läbi erinevate inimeste, läbi erinevate situatsioonide, aga need tunded, mis teist tekivad, on üks ja sama, siis ma soovitan ka sellel väljakutsel osaleda, sest tagasiside on nendel kõigil 3 kursusel hästi positiivne olnud. Ja ma tänan kõiki neid, kes on nendel kursustel veel juba jõudnud osaleda. Et nendega saab igal hetkel liituda, ükskõik mis kuupäevad seal mul internetis on üleval, siis igal hetkel on võimalikul nendel osaleda. Ja just, et see oli siis see tänane teema, limiteerivad uskumused. Ja kohtume juba õige pea Valguse kanalil juba järgmiste teemadega.